ja tänase veebiseminari teema ei ole küll otseselt kaassõltuvus, aga me alustame siis sõltuvuste teemal ja räägimegi, missuguseid sõltuvusi olemas on, põgusalt ka tagamaadest ja sellest, et kust maalt siis tarvitamine muutub kuritarvitamiseks ja sõltuvuseks. Ja tänase päeva staar on tegelikult on Red Hindus, kes räägib siis endast lähemalt kohe. Aitäh sulle, Kerli, aitäh kutsumast. Minul on väga hea meel, et see teema järjest rohkem jõuab ka inimesteni, et sina oled valmis läbi ka oma kogemuse siis jagama ja inimestele rohkem seda teadlikkust viima. Minu, minu teekond nii-öelda sõltuvusteemasse on nagu kõigil meil, et niisugune elukestev õpe, et ma küll ei ole kaassõltlane, aga ma olen hästi palju kogu oma elu tundnud huvi inimeste vastu, juhtinud ka erinevaid organisatsioone ja projekte, aga siis põlesin läbi ja võib-olla on siin natukene tegemist olnud ka sellise töösõltuvusega või selline tubli tüdruku sündroom. Tüdrukeas ma muidugi enam ei ole, ja pärast seda läbipõlemist ma enam ei juhi midagi, aga ma olen nüüd enda missiooniks ja nii-öelda kutsumusena tegelen siis sellega, et aitan inimestel teha muutuste aktiveerimine. Ja minu enda nii-öelda bränd või millega ma olen siis nüüd aasta nii-öelda olnud rohkem inimeste ees on muutuste ateljee. Aga veel üks osa minu tööst on see, et ma töötan otseselt Viljandi haigla juures asuvas sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskuses ja seal üle 10 aasta. Nii et tegelikult see sihtgrupp on mulle tuttav igatepidi ja selles mõttes on mul hea natukene jagada siis seda ka, mida ma olen kogenud, mida ma olen õppinud ja võib-olla aidata ka teisi natuke. Aga siis räägime, küsime äkki vaatajate käest, et milliseid sõltuvusi on olemas üldse. Et mis te arvate? Vaatame siin kohe. Et võib-olla natukene räägime, et see sõltuvus on hästi lai mõiste, et võib-olla igaüks mõne mõtte, et mis sõltuvusega oled kas ise kokku puutunud või tead sa inimesi, kellel on mingit sorti sõltuvused, et mida sa võiksid nimetada siin? Võib meile chati kirjutada. Jah. Et oleks huvitav teada, mis te pakute. Et tihti nimetatakse ka sõltuvusteks peale selliseid asju, mis otseselt ei ole sõltuvused, aga lihtsalt nagu väga meeldib ja maitseb. Kanep, alko. Jaa, et siin jah, võib rääkida sellest, et on siis jah, võib-olla mingisugused harjumused, on võib-olla mingisugused ebatervislikud käitumisviisid, aga jah, mis see sõltuvus võib-olla ongi natukene nii-öelda ülekasutatud sõna, et täna ma loodan, et me läheme natukene täpsemaks sellega, et mis see sõltuvus siis on. Aga sina, mis sõltuvusi sina oled märganud, kogenud, kokku puutunud? Mina kui selles mõttes kaassõltlase on ju üles kasvanud, et seda ma olen ka tähele pannud, et mul on kalduvus üle töötada, et nagu piire sellega hästi ei pea, eks ju. Ja noh, kas kohvi joomine on, ülemäära kohvi joomine, kas see on sõltuvus või Mis ei on ole? ülemäära? Mis on Kui sa jood ikka ülemäära? hommikul jood 2-3 tassi ära ja siis jood lõunal ka veel ühe ja siis jood õhtul ka veel ühe, et kas see on juba sõltuvus või? No ma usun, et täna me jõuame sellele vastuseni ka, et kas 2 tassi hommikul, lõunal ja õhtul on kohvisõltuvus, aga võib-olla lihtsalt ei ole kõige tervislikum harjumus, aga ma usun, et päris sõltuvus see ei ole.
et Aga kofeiin ei tekita sõltuvust otseselt. noh, need kogused peavad ikkagi üsna suured olema, et kui me räägime uimastitest, siis võib-olla noh, ütleme uimastavatest ainetest, siis võib-olla levinumad on alkohol, eks ole, Siin pakuti ka alkohol, nikotiin, suits on ju, jah, narkootikumid, nikotiin, kanep. uimastid. Mis veel? Kaassõltuvus ütles. Suhkrusõltuvust pakuti. Suhkrusõltuvus, jah, suhkrusõltuvus on täiesti võib-olla ka, jah. Et sa ise ütlesid kaassõltuvus. No noh, et sellega kaasas käibki see, et võib-olla piirid on natukene, piiridest on raske kinni pidada, et ongi selle tööga ja teisalt võib elu keerelda väga palju teise inimese ümber või Jah. siis ongi, et sellest võib tuleneda ka siis mingi suhtesõltuvus on ju, et kuidas kellelgi nagu väljendub, et kas teisest inimesest saab olla sõltuvuses. Põhimõtteliselt on see ka jah, suhtesõltuvus on ka võimalik jah, et kui ülemäärane jällegi tähelepanu, aeg, energia, ressurss, mõtted, tunded on seotud teise inimesega ja mind ennast selles suhtes nagu enam ei olegi, et siis on võimalik rääkida juba ka suhtesõltuvusest. Mis veel? Erinevate käitumisviisidega on viimasel ajal muutusi palju. Et kui me räägime hasartmängudest, siis pärast koroonat või õigemini koroona ajal läks suur osa nii-öelda hasartmängudest ka veebi, nii et noh, kui enne toimusid need nii-öelda kasiinos, need nii-öelda need mängimine ja sellest sõltuvuses olemine, siis nüüd on see hästi palju kolinud veebi. Veelgi kättesaadavam. Ja veelgi kättesaadavam on jah, just. Ja mis siis veel? Töösõltuvus, eks? On ju väljend olemas, et Täiesti töönarkomaan. on olemas tegelikult ka, et see on ka olemas. Ja nagu huvitav on muidugi selle juures see, et on teatud sõltuvused, mida peetakse nii-öelda valeks või see käitumismuster või see tegevus kuidagi on selline nagu hukka mõistetud või arvustatakse. Aga töösõltuvus, no inimene on töökas, on ju, ega siis mis siin siis nüüd paha on? Tubli inimene. Tubli inimene oled, muidugi. 12 tundi töötad, eks ole, nädalavahetused ka töötad, tubli inimene, vot on töökas, 3 töökohta on. Aga tegelikult, mis see on ikkagi nagu mingisugune selline käitumismehhanism, mis tegelikult ei luba siis inimesel päris iseendaga olla või ta põgeneb siis iseenda eest. Nagu mõne puhul on ka see, et ta ei talu vaikust, et nii kui ruumi koju tuleb, et on ju kohe vaja televiisor taustaks panna või muusika, et nagu ei tahagi ja siis kogu aeg peab toimetama midagi, et ongi selline mitte tahtmine iseennast kuulata. Ja muidugi, mida on vähe küll uuritud, aga mis võtab juba lausa ikkagi epideemia mõõtmeid, on ka veebisõltuvus või ekraanisõltuvus, eks ole. No, isegi tulnud meelde see kohe, et see on ju eriti laialt levinud. Kui palju on inimesed veedavad aega tegelikult ekraanide taga, eks ole. Mis see tähendab seda, et pikemaid tekste enam ei loeta. Kõik ongi ainult sellised scrollimised, pealkirjad. Lühivideode võidukäik on praegu. Ja see ongi see, et mul just üks töökaaslasega arutasime, et kas sa kujutad ette, et sul jääb hommikul telefon koju? Tõesti õudne. Eks ole, et tegelikult see on täiesti tõsine asi ja noh, kui laste puhul veel eriti, eks ole, et kuidas see mõjutab, uuringuid on veel vähe tehtud, sest et see ei ole veel nii pikad ei ole need ajaperioodid, mida on võimalik siis uurida, aga tegelikult see ekraanisõltuvus on täiesti epideemia mõõtmeid võtmas. Ja kui me epideemiatest räägime, siis tegelikult me võime rääkida ka sellisest sõltuvusest nagu ravimid. Valuvaigistid.
valuvaigistit on veel hea variant, jah. aga tegelikult antidepressandid, unerohud, erinevad psühhotroopsed ained, väga palju erinevaid ravimeid, mis on, apteek on nagu kommipood. Et kui vanasti mina noor olin, on ju, et siis oli, ma ei tea, ibumetiin ja aspiriin olid võib-olla need ravimid, aga nüüd, mis tegelikult ongi inimestele kättesaadavad ja hästi kergelt ka kirjutatakse välja ka retseptiravimeid. Nii et üks uuring just oli, et Eesti ongi see, et ligi 300 000 inimest, kolmandik elanikkonnast on meil mingite tablettide peal. Noh, ma ei ütle, et see kõik peaksid olema mingid psühhotroopsed ained või antidepressandid või midagi sellist, aga see on jah, ka moodne öelda, et näed Xanaxi peal, eks ole, et võtsin Xanaxi sisse, eks ole. Et ravimisõltuvus on ka tegelikult üsna levinud sõltuvuse liik. Nii et päris palju erinevaid asju. Aga see nutisõltuvus, et mis sa arvad, et kui nutisõltuvus võib nagu igal lapsel, näiteks kui me lastest räägime, et tekib igal lapsel, kes selle seadme siis endale nagu saab, või siis on ikkagi pigem see sõltuvus tekib nendel, kellel on vähem tähelepanu või midagi muud seal taga siis? Siin on hästi palju tegelikult neid faktoreid, et esiteks on see, et see muster kujuneb hästi palju tegelikult välja sellest, mida vanemad ette elavad, mida vanemad ette näitavad, eks ole. Et kui palju seda kasutatakse, mis otstarbel seda kasutatakse, aga peamiselt lapsed õpivad ju vanemate peal. Ja praegu on ju väga populaarne kodukontoris töötamine, eks ju. Just. Et seda ma olen ise ka tajunud, et seal on meil eriti lihtne nagu neid piire ületada, sest sul on kodus kogu aeg on olemas seal ja siis avastadki teinekord hilja õhtul veel tegemas tööasja. Ja tõesti, et kui see vanema teadlikkus ei ole väga kõrge, siis on ju nii lihtne anda lapsele see seade kätte, eks ole, ja istub rahulikult ja ei sega kedagi, eks ole. Ei sega kedagi ja rahulikult. Nii et ja üldiselt võib siis kahte liiki jaotada need sõltuvused, või ütleme ka need tegevused või käitumised, et osad on legaalsed ja osad on siis illegaalsed. Et siiamaale me rääkisime siis legaalsetest, töö tegemine on meil teadaolevalt legaalne, sigaretid on ka müügil. Sinna ei tahtnud isegi nagu minna, aga tegelikult see tubakatööstus või tubakatoodete turg on ka läinud tohutult suuremaks, alates igasugused sellised e-sigaretid ja mokatubakad, et kuna suitsetamine on tehtud suhteliselt ebamugavaks inimestel, siis on turule tulnud erinevaid alternatiive ka, nii et mis ei jäta ka otseselt sellist nagu sigareti lõhna juurde, aga tegelikult nikotiinisisaldus ja sõltuvus areneb välja veel kergemini. Ehk et legaalsed ja siis on illegaalsed. Et mis need illegaalsed siis on? Illegaalsed on narkootikumid, eks, et need on meil ikkagi praegu nii-öelda kriminaliseeritud. Erinevad narkootikumid. Mina isiklikult tegelen just narkosõltlastega, et narkootikumide teema on mulle ka tuttav, aga jah, sellised kanepist alates kuni siis bionarkootikumid, ekstasid, amfetamiinid ja kuni siis nii-öelda raskemate narkootikumideni välja, ja need on siis illegaalsed. Nii et tegelikult see sõltuvuste nimekiri on üsna pikk, üsna lai. Me kõik võime millestki sõltuvuses natuke olla. Et sa oled kunagi öelnud, et narkootikumidest sõltuva inimese puhul siis on nagu see tema see asja kohale jõudmine nii-öelda kiirem või lahendus ka siis kiirem või kuidas, et kui nüüd alkoholismiga võrrelda? Jaa, ütleme narkosõltuvus lihtsalt progresseerub oluliselt kiiremini, et kuna esiteks ta on nagu illegaalne, tihtipeale siis inimesed satuvadki ütleme seadusega pahuksisse mingisugusesse kriminaalsesse maailma,
Lisaks sellele noh, kulutused on ka suuremad kui alkoholil, eks ole, et aga see allakäik on jah nagu kiirem ja seetõttu võib-olla see kriis ka saabub kiiremini kätte, nii et võib-olla see nende puhul see sõltuvuse teemasse sekkumine on natukene lihtsam kui alkoholisõltuvuse puhul, mis võib kesta väga pikki aastaid ja üldse mitte mingit sekkumist saada, vajada, inimene ei vajagi, nii-öelda ei vaja, eks ole. Vot sellised erinevad sõltuvused, et kas on praegu kellelgi mõni mõte või kommentaar või küsimus? hetkel ei ole siin. Aga hästi, et läheme siis selle sõltuvuse teema või sõna avamise juurde. Et ütle sina, Kerli. Võib-olla võtame fookusesse näiteks alkoholisõltuvuse, et ei oleks siis võib-olla nii laiali see teema ei läheks. Aga ütle sina, ütle mulle 3 märksõna, mis sul seostub sõltuvusega. Ma ei tea, mingi üksindus, hirm, võib-olla, mis see 3. võiks olla. Mingid emotsioonid on seotud. Mingi sotsialiseerumise probleem, et suhte mingid probleemid on ju. Okei. Jaa. Et võib-olla, et vaatajatelt ka, et võib-olla mõni märksõna, et mis märksõna tuleb esimesena sõltuvusega seoses? Mis seos või märksõna, mingi mõte? Meeleheide. Meeleheide. Aga hästi, et räägime siis, jah, see sõltuvus on mõnes mõttes nagu jäämäe ülemine osa. Enne seda me võime rääkida mingisugusest nii-öelda alkoholi tarvitamisest, kuritarvitamisest ja sõltuvusest, eks. Et enne seda, kui see sõltuvus on päriselt välja kujunenud. Aastus ja abitus kirjutati. Ja emotsioonid, eks ole, et hästi palju emotsioone ja see on hästi välja toodud just see, mis viib, et alkoholi tarvitamise või alkoholisõltuvuseni. Et see on hästi välja toodud siin, et need emotsioonid. Aga heaolutunne ka. Jaa, muidugi, sellest peab midagi headki olema. Just. Et nüüd et olla keelekasutuses nagu siis natukene täpsem, siis tegelikult sellises ravijuhendites ja sekkumiste puhul me räägime mitte sõltuvusest, vaid me räägime alkoholi tarvitamise häirest. Ja see alkoholi tarvitamise häire on tegelikult siis nagu jäämägi või midagi sellist, mille ülemine osa, siis kõige nähtavam osa on see nii-öelda see sõltuvuse osa. Et kas sa saad panna korraks seda jäämäge meile siia vaatamiseks, et Panen jäämäge. pane jäämägi. No vot. Nii, oota, ma jagan. Ja ka ekraani ka. Nii. Näed seal. Nii, nüüd on nähtav või? On slaid nähtav? Kas te näete slaidi? Jah, näevad. Okei. Et kui te nüüd vaatate seda jäämäe siis alumist osa, ehk et 2/3 inimesi siis võime rääkida nii-öelda elanikkonnast, et nendel ei ole suuremat sorti probleeme alkoholiga.
aga igal kolmandal inimesel siis juba on, et kui meil oleks siin kolmas inimene veel, eks ole, siis me võiksime vaadata, et kellel meil see siit võiks olla see. Ehk et siis nii-öelda me räägime madalast riskist ja madala riskiga alkoholi tarvitamisest. Järgmine plokk on siis ohustav tarvitamine, siis on kahjustav tarvitamine ja siis on alkoholisõltuvus ehk et liigtarvitamine ja tarvitamise häire. Et see on siis selline, sõltuvus on see punane jäämäe ülemine osa. Aga küsimus on selles, et tegelikult sealt liikumine nii-öelda sellest ohustavast kahjustavasse ja kahjustavast sõltuvusse on väga peen võib-olla need liikumised, nii et üldiselt peetakse sõltuvust progresseeruvaks, et kui need kogused järjest nagu suurenevad, siis ühel hetkel see sõltuvus välja kujuneb. Nii et siin võib olla oluline jah see, et see sõltuvus on väike ülemine osa, aga alkoholi tarvitamise häire iseenesest on suuremate hulga inimeste probleem. Vot. Ütleme, et inimene iga nädala lõpp tarvitab alkoholi, kas see on siis sõltuvus või see on lihtsalt nagu kuritarvitamine või? Jaa, et sinna me kohe ka jõuame, et mis see muster on, et tegelikult see ongi, et sõltuvust nagu hinnata, siis selle nii-öelda hindamise kriteeriumiks on alkoholi tarvitamise muster. Aga ma enne räägin natukene siis sellisest asjast, mis on nii-öelda sellised diagnostilised kriteeriumid. Ja siin on sellised märksõnad, natukene räägin neid lahti ka, ja selleks, et seda diagnoosida sõltuvusena või sõltuvushäirena, peavad olema siis viimase aasta jooksul esindatud vähemalt 3 või enam nendest kriteeriumitest, mis ma nüüd kohe ütlen. Esimene, kõige olulisem märksõna, mis on sõltuvuse juures, on tugev tung või sundmõte tarvitada ainet. Et kuidas sina oled sa nagu kokku puutunud sellise asjaga, kui inimesel ongi väga suur sundmõte, ta peab seda alkoholi saama? Ütleme nii, et ma olen seda nagu näinud kõrvalt. Jah, et leitakse vabandusi, et kas siis on mis iganes, et nagu veresuhkur ongi liiga kõrge ja siis on vaja, et siis nagu võtab alla selle, et nagu ma olen sellist, ma ei tea, kas see on nagu tõsi, aga sellist väidet kuulnud ja siis et pipraviin on ju. Kõht on korrast ära, et ma pean võtma. Et lihtsalt, et ongi, et tegelikult on mingid plaanid ja mingid asjad on ju, et aga see kohe näha, et hakatakse nagu hästi leidma seda võimalust kuidagi, et ikka või sobitama sinna plaanidesse see mingi käik kuskile või. Jaa, et see tung või sundmõte, eesti keeles ei ole nagu sellist päris head sõna, aga see on päriselt nagu sundmõte, ehk et selle inimese mõttemaailm nagu fokusseerub, see on nagu tunnelmõtlemine tekib. Käitumise pealt on ka näha, et muutub tigedaks. Ta ei näe enam, muu maailm kaob ära, naised, lapsed, töö üldse ei ole. Ehk et see siin nii-öelda fookus joonistub välja ja see on tarvitamine. Ja isegi siis, kui inimene nagu nii-öelda nagu funktsioneerib või käib ka nagu tööl veel, kui käib, on ju, siis tegelikult see tähendab ka seda, et juba töö juures ta juba mõtleb läbi selle, kuidas ta läheb poodi, ta juba visualiseerib, kuidas ta seal vahekäigu vahel, tal on mingi kindel see mark, mida ta sealt ostab, kuhu ta sellega läheb, kellega koos ta tarvitab, nii et ta tegelikult ei olegi ise enam tööl enda mõtetega, vaid ta juba kujutab seda ette. Et see on selline alkoholisõltuvus. Kui me räägime narkosõltuvusest, siis see tung
või himu või sundmõte on täiesti halvav. See on see, et inimesel võib tekkida tunne, et ta lihtsalt sureb ära, kui ta kohe ei saa seda tarvitada, Ja kui ta tõenäoliselt kohe ei organism saa. on juba nii harjunud ka, et Just, ongi, et kui sõltuvusest rääkida. ehk et see tung või sundmõte, et see on üks hästi suur kriteerium, et muu maailm kaob ära. Järgmine on see, et inimestel kaob võime kontrollida aja hulka ja koguseid. Noh, oletame, eks ole, et mees läheb välja, ma ei tea, õhtul kuskile baari või peole ja ütleb kodus, et ma ei tea, ma käin siin tund, paar, 3 ära, eks ole, ja võib-olla laekub 3 päeva pärast, eks ole. Ehk et aega ei ole võimalik kontrollida ja teine asi ka koguseid. Et vahel öeldaksegi see, et 1 pits on palju ja 2 pitsi on vähe, nii et kogu aeg on nagu juurde vaja. Kas me läheme selle koguste juurde nüüd Ei, jutuga? me ei lähe veel koguste juurde. Et võimetus seda kontrollida, siis järgmine on see, et tarvitamise lõpetamisel või vähendamisel tekib võõrutussündroom ehk et pohmell. Ja see hirm juba selle võõrutuse ees on see, et inimesed hakkavad siis hommikul nii-öelda pead parandama, nimetatakse seda, eks ole, mis siis läheb uuesti, võib üle minna selliseks joomistsükliks. Et võõrutusnähud on ka jällegi üks kriteerium. Järgmine kriteerium on see, et tolerants tekib. Inimestel on vaja siis esialgse nii-öelda joobe või esialgse seisundi saavutamiseks on järjest suuremaid koguseid vaja. No, vahest inimesed isegi nagu kuidagi uhkustavad sellega, et kui palju ma kannan, eks ole, et näed, joon siin kõik inimesed, joon teised mehed sinna laua alla, aga tegelikult on see, et me võime rääkida ikkagi alkoholismi või siis sõltuvuse väljakujunemisest, et tolerants on tõusnud. Kui nüüd ütleme, narkosõltuvuse puhul on jällegi see, et vajatakse rohkem, tihedamini ja kogused on suuremad, nii et vahel ongi see, et kohtan inimesi, kelle tarvitamise kogused on alates kangest alkoholist, retseptiravimitest kuni või tugevate narkootikumideni välja. Noh, tavainimene oleks ilmselt mitu korda ära surnud juba selle koguse peale, mida need inimesed kasutavad. Siis veel üks sõltuvuse kriteerium on see, et vaba aja veetmise võimalused või üldse aja veetmise võimalused, mis on muidu olnud, et need kahanevad ja kogu aja hulk tihtipeale lähebki siis sõltuvusega tegelemiseks. Narkosõltuvuse puhul on siis aine hankimine, tarvitamine, sellest väljatulek ja uuele ringile minek. Mõte kogu aeg töötab. Kogu aeg, jah, et korraks saad sellise nii-öelda selle heaolu tunde ja siis on järgmine ja noh, loomulikult ega see raha hankimine on ka nagu omamoodi teema, et kus seda siis hangitakse, et raha ju kulub palju. Nii, ja viimane siis üks, mis kriteerium siis sõltuvuse puhul on, et tarvitamise jätkamine vaatamata sellele, et on juba väga olulised nii-öelda probleemid või tervisekahjud juba tekkinud. Nii, kas on praegu mõni mõte või kommentaar või küsimus? Nele, kas meil on vahepeal küsimusi tulnud? Mina ei näe praegu siin. Et ma ei tea, kas me loosimisest rääkisime, et meile aktiivsema... Ei ole praegu tulnud ühtegi küsimust. Et me lubasime siis kellelegi aktiivsemale osalejale kinkida selle kalendermärkmiku sinu assistent, mis on siis ka minu loodud tegelikult.
ja ongi selline kõik ühes kalendermärkmik, kus on ka see enesehoole osa sees ja planeerimine ja kõik ühes, ühesõnaga hästi mahukas. Et rääkige kaasa, siis on võimalus endale märkmik võita. Kas me nüüd pidime koguste juurde jõudma? No räägime siis mustrist, jah. Et no, küsin sinu käest siis, et kui palju see palju on või mis see mõõdukus on või kus need piirid siis asuvad? No see ongi, et kuidas kellegi jaoks, eks ju, et arvestades seda, millest ma just ennem juttu tegin, et ma olen alkoholiku kõrval üles kasvanud, siis minu võib-olla see piir on ka natuke teistsugune, et mina arvan näiteks, et kui ma võtan õhtul koos elukaaslasega ühe pudeli veini, joome selle ära, et siis see on nagu okei, on ju. aga kuidas tegelikult nende kogustega lood on? Et võib-olla ka teine asi ka sagedus, et noh, kui seda tõesti juhtub harva, et ongi, et võib-olla kord kuus, meil näiteks harvemini, et siis võib-olla polegi nii hullu. Aga noh, ma tean, et reaalselt see üks kogus, mis naisterahvale on ette nähtud või noh, nagu mis oleks nagu okei, et see on tegelikult väiksem, on ju. Jaa, et ongi hästi, noh, nagu sa ütled, eks ole, et sõltub, millisest kodust me oleme tulnud, eks ole, millised on olgem olnud. ausad, tegelikult Eestis ongi see alkoholi tarbimiskultuur ongi selline, et kõik tähtpäevad ja istumised ja ma ei tea, kohtumised, mis iganes, et kõik on alati nagu klaasikesed, on ju, et seda nagu propageeritakse igal sammul ka televisioonis, on ju, et reklaam on juba, teeb oma töö, on ju. Kuidagi nii, Jaa, aga noh, samas on ka see, et kui sa nagu noh, mõtled aega tagasi, eks ole, et tegelikult on natuke nagu ühiskonnas tehtud. Esiteks on see, et alkoholireklaamid on liikunud, eks ole, sellisele õhtusele ajale. Et noh, isegi mingisugused sellised tööalased üritused või päevased, et kui ma ei tea, siin 10 aastat tagasi või 15 aastat tagasi oli veel täiesti nagu aktsepteeritud, et pakuti seal mingi klaasikene või töö juures sünnipäevade pidamine, siis nüüd seda näiteks ei ole. Siis on ka see, et on viidud ju need alkoholiletid nii-öelda rohkem nagu varju, et natukene seal on nii-öelda ühiskonna poole pealt on või ütleme tervise edenduse poole pealt on natukene seal sekkumist, aga jah, noh, see on üks jälle hoiak, kuidas põhjendada, eks ole, kultuuriliselt. Me siin elame, siin see meie keskkond iseenesest ja kaamos, eks ole, ja sajandite pikkune selline orjapõli ja tead, see on nii palju on põhjendusi, eks ole, et miks seda alkoholi tarbida. Aga jah, muster on ainuke asi, mis siis on tegelikult objektiivselt mõõdetav. Et see ei ole subjektiivne asi, vaid et pigem ikkagi see, et mustris räägime siis jah, kogustest ja siis ka nii-öelda aja hulk, mis selle peale läheb. Ja mõõdukas tarvitamine siis on jah, me räägime alkoholiühikutest. Ja alkoholiühik on, sinuga me vist rääkisime alkoholiühikutest, või? See slaidi ette panema. No vot, et see on... Nii, ma panen kommenteerima. Peaks olema. Jaa, et seda ülemist osa võib-olla see ei ole nagu nii oluline, see nii-öelda etanooli ja absoluutse alkoholi ühikud, aga alkoholi annus ehk et üks ühik alkoholi on siis nii-öelda see mõõtühik ja hästi sellises, ütleme laias mõistes on siis üks ühik alkoholi on 40 milliliitrit kanget alkoholi, 120 milliliitrit lahjat alkoholi ehk et siis veini. See on siis üks väike niisugune vein ja tegelikult juba pooleliitrises õlles sisaldub 2 ühikut. Et kui
kui me räägime ühikutest, siis nii-öelda meestel ja naistel on erinevus nii-öelda mõõduka alkoholi tarvitamise ühikute puhul. Naiste puhul mitte see, et see on nagu lubatud või soovitatud, eks ole, et soovitatud ei ole nagu midagi, aga pigem on siis see, et mõõdukas tarvitamisest me räägime naiste puhul 1 ühik alkoholi ööpäevas ja meeste puhul siis 2 ühikut, et siis on tegemist veel mõõduka tarvitamisega. Sealt edasi läheb juba nii-öelda ohustavaks ja kahjustavaks. On see palju või vähe? Ühesõnaga sealt maalt, kus sa juba nagu hakkad purju jääma, et siis on juba halvasti. Ma ei tea, purju jäämine on väga inimestel Nojah, erinev. mõnele Üks piisab väike veitsist. vein, kas seda on palju või vähe? No palju või vähe, kuidas kellelegi selles suhtes, et piisab. Jaa. Ja siin on siis lugu jah selline, et meestel-naistel on see muster nii-öelda erinev. Ja kui me räägime juba naistel on 2 ühikut päevas ja meestel 4 ühikut, et siis on tegemist juba hakkab liikuma sinna alkoholi tarvitamise häire poole. Igapäevaselt. Igapäevaselt, See on küll, jah. aga siin on hästi oluline ka öelda seda, et tegelikult mõõduka tarvitamise juurde läheb see, et nädalas peab vähemalt olema 3 alkoholivaba päeva. Saate võib-olla ka kaasa rääkida, et Kas siit tuli praegu uut infot või? kas seda on palju või seda on vähe, mis te arvate? Küsimus on, et kuidas ära hoida lapse alkoholismistumine, muster ja geenid, kuidas hoida ära, kaitsta lapsi, noort selle eluviisi eest. Muster ja geenid ja räägitakse, et kui palju nüüd geenid mõjutavad kindlasti ka mingisugune, võid selle ära võtta võib-olla siis selle, me räägime natuke sellest mustrist siis lähemalt. Kuidas ära hoida, on kõige lihtsam on see, et vanemad peaksid olema väga teadlikud sellest, et nende alkoholi tarvitamise nii-öelda kogused võiksid jääda siis nii-öelda selle mõõduka tarvitamise piiridesse. Sest et mitte lapsed ei õpi mitte sellest, mida me neile räägime, vaid sellest, mida me ette näitame. Minu kliendid sõltuvusrehabilitatsioonist. Mul ei ole vist ühtegi klienti, kellel ei oleks olnud peres sõltuvusprobleemi. Ükskõik on see siis isa või ema või mõlemate poolt. Nii et tegelikult hästi laias plaanis on see, et kuidas seda ära hoida, on see, et lastevanemate teadlikkus peab olema väga kõrge. Ja mitte see, et nad kuidagi salaja siis või kui lapsed on magama läinud, joovad mitte seda, vaid et nagu päriselt ka, et nad on nagu teadlikud ohtudest ja teadlikud sellest, kuidas see mõjutab. Minul tegelikult kommentaar selle peale, et minule nagu isa ütleski, et mina näitasin teile ette, kuidas ei tohi. Et just. Jaa, aga naistel ja meestel on natuke erinev. Et kui me räägime ka nendest nii-öelda ühikutest, mis naistel ja meestel nii-öelda on mõõduka tarvitamise ühikud on erinevad, siis tegelikult ka see muster kujuneb meestel ja naistel välja erinevalt. Ütleme niimoodi, et naised ikkagi ajalooliselt on rohkem olnud siis sellised pere ja kodu ja soojuse ja armastuse kandjad ja võib-olla selline nagu ütleme naisõigusluse või võrdsete õiguste eelmise sajandi keskpaigast liikumistega on siis ka, et naised on hakanud rohkem alkoholi tarvitama. Enne seda
ütleme, oli väga harv juhus, et naine, rääkimata sellest, et ta kuskil avalikus kohas oleks joobes, et selline asi isegi ei tulnud nagu kõne allagi. Aga praegu on see teistmoodi, aga naised jah, ka praegu rohkem nende nii-öelda sõltuvuse väljakujunemine on selline varjatud. Juuakse kodus, võib-olla tõesti, et tullakse siis töölt koju, tööstress, eks ole, võetakse veinipudel lahti sinna õhtusöögi kõrvale, õhtusöögi valmistamise kõrvale, siis juuakse veini, siis võib-olla õhtusöögi juurde ka ja noh, ja siis ongi pudel läinud juba võib-olla õhtuga. See on siuke naljakoht, nagu Instagramis ka hästi palju levib neid selliseid postitusi, kus ongi, et ma nägin ühte, kus on töö juures kaasas, et nagu teetops, et see sildikene veel rippus seal ja tegelikult oli seal nagu alkohol sees ja lihtsalt see silt oli vahele pandud. Jah. Ja hästi palju jah, tehakse nalja ka selle teemal nagu, et noh, ongi äge vaata. Jah. Ja tõesti, eks ole, et kuskilt kohvitassist konjakit või kuidagi selliseid asju, et naiste puhul jah, on see varjatum ja kodukesksem. Noh, mitte küll alati, aga suures osas mehed on jällegi rohkem nii-öelda sotsiaalsed tarvitajad, et seal on mingisugused klubid või sõpruskonnad või mingisugused sellised, noh, ma ei tea, baarid, pubid samamoodi, et kus käiakse siis koos kas siis mingisuguseid spordivõistlusi vaatamas, aga mehed on jah rohkem nagu väljapoole tarvitajad ja naised rohkem siis nii-öelda sissepoole ehk et varjatumad. Ja noh, ühiskonna poole pealt ka, et meeste joomine, noh, mees joob, see on ju, noh, nii käibki, et see on kogu aeg, mehed joovadki, on ju, et aga see, kui on naine, kas siis purjus või kuidagi isegi juba nagu sõltuvuse sattunud, siis selline arvustamine ja hinnangute, et nendega ollakse ikka oluliselt ka karmimad muidugi, mis ka teeb võib-olla vahel raskeks selle naistel ka abi otsimise või abi küsimise tegelikult. Sa pead ju nagu välja ütlema. Ja see häbi ja selline süütunne, mis sellega kaasneb, et see tekitab vahel seda raskust, et abi minnakse veel viimases hädas otsima. Siin on küsimus ka, et noorte kohta, et kas praegusel ajal nagu noortel on rohkem probleeme alkoholiga või narkootikumidega? Mul oli üks koolitus, ja seal oli selline tore lugu, et ka olid noored ja siis noh, vastus on see, et alkoholi tarvitamine väheneb ja sõltuvusainete tarvitamine suureneb proportsionaalselt. Ja see koolitus oli see, et kuidas noorte hulgas oli selline väljend, et alkohol, et see on maakatele. Ja tõepoolest, et narkoaineid on nagu nii palju, nad isegi on vaata, et kättesaadavamad kui sellele noorele kui alkohol. Et telefonikõne kaugusel on ükskõik, mis narkootikum vähegi nagu saadaval on, nii et hästi kergesti kättesaadav ja kergesti ka sõltuvusse võimalik sattuda. Noh, seal on palju asju, et tihtipeale vaata see tablett, mingi ekstasi, eks ole, lõhna ta ei jäta. Aga jah, ja muidugi ka see, et vanematel võib-olla siis ei ole seda teadlikkust ka märgata neid nii-öelda narkojoobe sümptomeid, nii et aga jah, nii on noortega, et meeste ja naiste mustrid siis on natukene erinevad. Mis veel, ehk et aeg, kogused ja meeste ja naiste mustrid. Et võib-olla üks asi, mida ma vahel räägin oma klientidele ka, et ka peresuhetes, kui see alkohol või mingisugune muu aine sinna tekib sellesse peresüsteemi, siis kui muidu on suhtes, siis ütleme naine ja mees, eks ole, neil on nagu omavaheline suhe,
ja siis, kui tekib sinna alkohol, siis automaatselt tekib selline armastuskolmnurk. Või isegi nelinurk, kui seal on mõlemal naisel ja mehel on mõlemal see probleem, aga üldiselt on see, et kui ühel osapoolel suhtes tekib sõltuvus või selline sõltuvuskäitumine, siis me võime rääkida sellist armastuskolmnurgast, kuna nagu me rääkisime, aeg, energia, raha läheb nii-öelda kõik oma armukesega tegelemiseks. No kui nüüd teisel poolel on sama asi, et kas need siis nad on nagu Siis on neil nelinurk. saavad paremini läbi ka omavahel, eks ju, võib-olla. Võib juhtuda mingi aja jah, et selline koos tarvitamine hoiavad kuidagi üksteist, õigustavad, vabandavad välja. Aga jah, selles mõttes küll, et kui me räägime välja vabandamisest või kaassõltuvusest, siis kui see osapool, mis tavaliselt kipub olema naine, teeb siis kõike selleks, eks ole, et oma kaaslast siis armukese käest kätte saada. Aga üldiselt see armuke kipub nagu vägevam ja võimsam olema, et nii ta tavaliselt läheb. Nii, kas on praegu veel mingisuguseid kommentaare või küsimusi? Kas ravida on kergem alkoholisõltuvust või narkosõltuvust? Minu enda kogemus on see, et mina töötan mitu korda parema meelega narkosõltuvusega kui alkoholsõltuvusega. Ja põhjus on see, et alkoholisõltuvus esiteks ühiskonnas enam-vähem aktsepteeritud, eks ole, alkoholi tarvitamine, üks asi on see. Teine asi on see, et nende allakäik ja probleemide nii-öelda kogunemine ja kuhjumine on, ütleme, ajaliinil võtab rohkem aega, et nad funktsioneerivad kauem, eks ole, nad võivad tööl olla kauem. Lisaks on siis need nii-öelda toredad kaassõltlased naised, kes aitavad neid siis nii-öelda välja vabandada või kuidagi seda sõltuvust üleval hoida. Juhul, kui see naine näiteks ära kaob või lahkub, siis on sellised toredad emad nendel meestel, ma ei tea, see oli see... Toovad poest viina. Jaa, just annavad raha ja pesevad puhtaks ja annavad süüa ja vaata, see oli see, mis seriaal see oli, see Naabriplika, vaata. Ja seal oli need tüübid, kes seal bussijaamas. Ja veider on see, et seal bussijaamades jätkuvalt neid on ja üldiselt kipuvad need olema need sellised pensionäridest emakesed, kes neid siis üleval hoiavad. Ehk et üldiselt on sekkumine sellisel juhul efektiivne, kui tekib mingisugune kriisisituatsioon. Aga alkoholisõltlasel seda kriisisituatsiooni ei ole, ei pruugi tulla, et seda toetust... Protsess võtab kauem aega, kui midagi juhtub. Jah, just. Aga narkosõltuvusel on see nagu oluliselt kiiremini ja kergemini, et nii on. Nii, kas on praegu mõni mõte või kommentaar või küsimus? Hetkel ei ole küsimusi. Aga vaatame seda Jellineki, seda väikest nii-öelda seda skeemi. See oli see kolmas. Kõver. Jah, jah. Et kuidas see siis nii-öelda progresseerub, kuidas see haigestumine nii-öelda ja tervenemine siis aset leiab, et nii-öelda sinna auku kukkumine. Algab siis kõik loomulikult sellistest juhuslikest joomistest ja tuju on tore ja meeleolu on hea ja siis nii-öelda juhuslikest joomistest saab pidevad joomised või siis pidev nii-öelda tarvitamine. Mälukaotused,
siis hakkab salaja joomine, et mitte ainult nagu naised ei joo salaja, aga mehed samamoodi, eks ole, et kuskil on neid pudeleid peidetud, ma ei tea, kuskile garaažidesse või kuskile mingisugustesse sellistesse peidukatesse. See Eesti matus oli see etendus, vaata seal oli ta niisugune puurida sisse oli. Et inimesed on hästi terased, et nad oskavad seda, et mingisugune kogus juuakse siis võib-olla nii-öelda, mis on nagu enam-vähem aktsepteeritav, juuakse siis, noh, ma ei tea, ütleme mingisuguses peielauas või sünnipäevalauas võetakse siis pits ja siis minnakse kuskile nurga taha ja kulistatakse siis pool pudelit viina sisse. Et nii-öelda salaja joomine. Nii, siis järgmine on see, et võime lõpetada joomine, mis oli siis see, et ei suudata enam kontrollida. Siis hakatakse otsima põhjendusi. Oi, ja põhjendusi leitakse palju. Oi, kui palju, eks. Ülemus on tropp ja stress on suur ja ma ei tea, me siin elamegi juba sellises, et ma ei tea, Kaja Kallas on, valitsus on selline ja tervis on kehva ja näed vererõhk ja telekas öeldi ka, et vererõhu jaoks peab konjakit võtma, eks ole, et hästi palju. Sõltlased on nii leidlikud, oi. Nii, siis on pere ja sõprade vältimine, ehk et mingisugusel hetkel hakkavad nad jääma nagu isolatsiooni. Võib-olla enam ei taheta ka kaasa võtta, teevad läbi kuskil mingitel üritustel või perega kokkusaamistel. Et rohkem selline nagu isolatsiooni jäämine. Noh, siis hakkavad tekkima töö ja rahaprobleemid ka loomulikult, eks ole, et tööle ei jõua ja sellega seoses siis on raha vähem, tolerants, söögiisu vähenemine selles mõttes, et kes on ikka sõltuvus välja kujunenud, ega seal süüa enam väga ei ole nagu inimesed väga sellele enam tähelepanu. Ei ole enam tarvis, jah, sellele tähelepanu ei pöörata. Siis on joomatsüklid. Siis on selline võhivõõrastega hängimine juba täiesti ükskõik juba kellega kuskil bussijaamas või ma ei tea, kus nurga taga. Ja joomine muutub kinnisideeks ehk et siis nii-öelda see tung või sundmõte. Ja sinna võib siis, kui sa vaatad seda alumist osa, eks ole, et sinna võibki jääda siis niimoodi ketrama, kuni siis surm meid lahutab. Aga võib juhtuda selline ime, et tekib soov, mingisugune aknakene avaneb, mingisugune mõte tekib, et äkki võiks midagi muuta. Mingi kriisisituatsioon võib olla. Noh, mis vahel on sellised kriisisituatsioonid, on see, et ma ei tea, inimene näiteks saab infarkti või tõesti naine võtab oma lapsed ja nii palju, kui ta ka seda ähvardas, aga ka päriselt läheb ära, eks ole, et mingisugused sellised asjad, et siis on tulnud muutus. Siis on tulnud, jah, kriisisituatsioon. Et kriis on see koht alati, kus on see nii-öelda uks avaneb korraks. Nii, ja siis on edasi sealt, siis hakkab see välja tulemine, et jah, alkoholism on haigus ja kui see sõltuvus on välja kujunenud, siis sellisel juhul me räägime ikkagi kainusest, täielikust kainusest. Võib-olla see siia kohta ära nimetada, et nii-öelda selle ohustava ja kahjustava tarvitamise puhul me tegelikult võime rääkida koguste vähendamisest. Et seal ei ole just alati nõutav see täielik kainus, aga kui on sõltuvus välja kujunenud, siis tegelikult on ainukene võimalus täielik kainus ja seal kindlasti siis juurde ka selline teraapia pool, et ainult sellest ei piisa. Et teed ühe õlle, et siis juba läheb ära käest. Jah, läheb. Siin oli küsitud ka nende sammude kohta, et kas need võivad olla ka teises järjekorras. Muidugi. Ja ka nii, et kõiki neid punkte ei tulegi. Muidugi, ja võib olla. Et ka teine, see ei ole jah see, et täpselt niimoodi samm-sammult, ja kindlasti võib sealt üle hüpata või hästi kiiresti see põhiga kätte jõuda. Ehk et sõltuvus on haigus. Mulle meeldib teda nimetada natukene nagu selliseks, isegi nagu spirituaalseks haiguseks. Et mis see põhjus on see, et vaata tabletiga teda ei ravi.
aga see on see, et tegelikult seal on kaks võimalust. Kas sa sured või sa lähed nii-öelda isikliku arengu teele või ehk selline spirituaalsele teele. just nagu ongi, et enesearengu teele siis. Ehk et see abi on ikkagi nagu teraapia, erinevad sekkumised, erinevate oskuste Sest nagu sa õpetamine. ennem ütlesid, siis see probleem nii-öelda, nähtav probleem on see jäämäe tipp, et ega seal allpool on ikkagi reeglina midagi muud, et miks inimene tunneb ennast siis nagu hästi, kui ta on joobes, on ju. Jaa, Et ma absoluutselt. lugesin seda Matthew Perry raamatut, kui teate, see Sõprade staar Matthew Perry, siis tema lugu lugesin ja siis ta ütles ka, et kuidas siis teismelisena, kas ta oli 14 äkki või, et esimest korda siis selle veini tühjaks jäi ja lebas seal muru peal, et siis ta tundis esimest korda elus ennast hästi. Et ta oli esimest korda purjus, aga tundis esimest korda elus ennast hästi see hetk. Vastab tõele, et see vahest öeldakse ka seda, et alkohol või ained, et see on nagu emotsionaalne valuvaigisti. Et ma loodan, et me natukene jõuame sellest ka veel rääkida, et kust need põhjused tulevad. Ja loomulikult on see, et me ei oska inimestena oma emotsioone, me ei tunne neid ja me ei oska nendega midagi peale hakata. Aga jaa, et siis nii-öelda selle haiguse raviks ei ole mitte ainult see, et korjatakse ära siis nii-öelda käitumuslikul tasandil see alkohol või aine, vaid et tegelikult loobumisele järgneb teraapia, erinevad sekkumised, et uuesti saada siis nii-öelda selline mõttemaailm sealt tunnelist välja ja uued sellised mõtted ja uued ideed ja informatsiooni ka selle kohta, kust see sõltuvus on alguse saanud. Eneseusku toetada, siis on see, et ka perega siis on kaasatud või see endine nii-öelda sõltlane võtab vastutuse oma elu ja ka pere vajaduste korraldamise eest. Uued inimesed, uued harrastused, meelerahu, kõik see nii-öelda emotsionaalne hügieen, rahulolu kainusest ja nii-öelda see terve elustiil, mis siis nii-öelda näitab veel täiesti uusi võimalusi. Kui nüüd näiteks ema, ütleme, on mures oma teismelise pärast ja tuleb sellesama küsimusega, on ju, et kuidas siis, mina ise arvan, et siis on see, kus tuleks kõigepealt on ju iseendast alustada ja seda suhtlemist nagu vaadata see koht üle, et mis sa arvad, et kuidas ta saab aidata siis, kui ta näeb, et teismelisel läheb joomine nagu üle kätte. Jaa, no ma kindlasti ei taha öelda, et seal on juba midagi nagu käest lastud, aga kindlasti seal nii-öelda emana peaks seda teadlikkust tõstma, et uuesti nii-öelda see side või see kontakt oma lapsega saada. Et mitte sa ei hakka seda last kohe nagu laasterdama, vaid vaatad nagu, kuidas omavahel see suhe üldse nagu on, kuidas. Jah, just. Et seesama, et mis see on, mille eest ta põgeneb või mis emotsioonid need on, mida ta tunda ei taha. Et see on nagu nii suur vastutus tegelikult on vanemal, et kui see teismeline juba, loomulikult nad eksperimenteerivad ja proovivad ja see kõik, sellest on väga raske. Lihtsalt kõik, enamus proovivad, aga kõik ei jäägi kinni sinna, et see, kes sinna kinni jääb, siis tema jaoks järelikult see on paradiis ja mingil põhjusel on tal niimoodi parem olla. Just. Nii et see on siis nii-öelda see sinna auku kukkumine. Üks võimalus on, inimene jääbki sinna, sureb varem või hiljem, üldiselt sõltuvuse puhul see elulemus väga kõrge ei ole, narko puhul veel eriti kiire on need surmad tulema. Narkosurmade arv näiteks on siin viimaste aastate jooksul kõvasti kasvanud.
erineva, kuna lihtsalt need ained, mis turul on segatud omavahel, nad ei oska seda doseerida korralikult. Noh, kui me räägime võib-olla veel mingisugustest nii-öelda bionarkootikumidest, noh, kas või GHB, vägistamisnarkootikumid, eks ole, et tegelikult nii-öelda jah, seda surmasid, reaalselt narkosurmasid tuleb järjest juurde ja nii, kas on siin mõni mõte või kommentaar või küsimus? Võtan slaidi eest ära. Küsimusi Reidale. Helistasin. Aga räägime siis. Siin on üks küsimus, Jah. et kuidas aidata alkohoolikut siis. Kuidas aidata? Jaa. Kuidas aidata? See on üsna suur ja lai küsimus. Ja see on tegelikult ka meil järgmise veebiseminari Jah, teema, et kus jah. siis see kõrvalseisjal ongi sellised küsimused, et meil on planeeritud siin Kalle Allikuga järgmine veebiseminar, kes siis räägibki sellest läbi siis endise alkohooliku pilgu, et kuidas siis see kõrvalseisja võiks nagu olla või käituda. Võib-olla mõned asjad, mida mitte teha kõrvalseisjana, on lihtsalt, et mitte hoida enda piire, mitte minna kaasa manipuleerimisega, tunda see ära. Siis kindlasti igasugusest urjutamisest, õiendamisest, tänitamisest, kõigest sellest, uskuge mind, ei ole mitte mingisugust kasu, sest nad on tegelikult seda nagu nii palju kuulnud, see lihtsalt läheb ühest kõrvast sisse, teisest välja. Nii et sellega ei ole mõtet üldse tegeleda. Üks asi, mida ma kindlasti soovitan mitte teha, on see, et kui inimene on joobes, püüda temaga mingisuguseid asju ajada, mingeid kokkuleppeid sõlmida või mingisuguseid lubadusi temalt välja pressida, jällegi enda kulutamine, enda raiskamine. Ehk et piirid ja eneseteadlikkus, et kuidas alkohoolikut aidata, on see, et aita iseennast. Siin oligi just küsimus ka, et kuidas aidata sõltlast, kui ta purjus peaga tunnistab sõltuvust, kuid kaine peaga ei taha enam sellest kuuldagi, et ta on sõltuvuses. Ja et siin seda me ilmselt nagu täna ei jõua rääkida, on see, et milline, võib-olla siiski natukene saame tegelikult küll. Ehk et see eitamine, see on üks hästi oluline asi, mida sõltlased teevad, nad eitavad. Raiutagu mind või tükkideks, aga minul probleemi ei ole. Et jah, selles mõttes kõik see jutt, mida tema joobes räägib või mis lubadusi ta annab, sellel ei ole mitte mingisugust tähendust. Siis on ka küsimus, et kas on parem, kui sõltlane läheb kiiremini põhja, et sealt tõusta või on mõttekas hoida pigem, teda vist siis. See võib kõlada julmalt, et las läheb. Aga see kriisi vahel ongi see, et seda kriisi võib-olla tasuks isegi nagu esile kutsuda. Aga ja see on üks asi ja teine asi on see, et ma soovitaksin ikkagi otsida professionaalset abi. Alustuseks siis kaassõltlane otsib ise professionaalset abi, et hakata ise teraapiat tegema oma kaaslasele või pereliikmele ei soovita, kindlasti mitte. Esiteks ta ei võta seda vastu. Lihtsalt, et nagu ise tuge ja nõu saada, et kuidas siin oligi ka küsimus, et kuidas aidata seda inimest nii, et ise ellu jääda koos lastega. Otsi abi. Et ise endale. Esimene asi kohe täna.
jah. Et seesama asi, mis Kerli siin teeb, et võib-olla mida me saame siis ka edasi arendada, on see, et nii-öelda see kaassõltuvus kas või oma laste ja oma nii-öelda terve mõistuse ja täisväärtusliku elu pärast võib juhtuda seda, et kui sina sellest süsteemist nii-öelda välja astud või teed midagi muud teistmoodi, kui sa alati oled teinud, siis see võib selle kriisi esile kutsuda, aga ei pruugi. Ja siis on nii. Et see kõlab võib-olla tõesti natukene nagu brutaalselt, aga see on nii-öelda suurema ringi inimeste huvides, et otsida eelkõige selle lähedane peab otsima, midagi ei pea, eks ole. Võiks, soovitus oleks otsida abi. Ja noh, tore on see, et seda on nii-öelda veebis on selle kohta informatsiooni, on siin kaassõltuvusnõustajaid, sa vist panid ka neile alkoinfo ja need programmide, need linkid ka sinna kuskile ürituse juurde, oli nii või? Seal vist ei ole alkoinfo.ee, kui me keegi... võime panna veebiseminari järgselt sinna kirja need ehk guugelda alkoinfo.ee on abi saamise kohad, on alkoholi tarvitamise häirekabinetid igas maakonnas, kuhu saavad pöörduda ka kaassõltlased ehk et pereliikmed. Nii et see on esimene soovitus, otsi ise abi. Kas oled oma karjääri jooksul näinud mõnda sellist juhust, kus naine toob oma mehe sinna nagu ravile ja siis nagu õnnestubki või? Jaa, olen, kuigi ütleme narkosõltuvuse puhul kuidas ma ütlen, et üldiselt kipuvad need suhted olema düsfunktsionaalsed. Mis võib juhtuda, on see, et need suhted lähevad lahku, eks, mis on ka tegelikult, sest et see, kui on kaassõltlane harjunud nii-öelda selle sõltuvuse mustriga, eks ole, tal on vaja kogu aeg kellegi eest hoolitseda. Ja nüüd oletame, et siis nii-öelda endine sõltlane saab kaineks, eks ole. Pigem talle ei meeldigi see. Absoluutselt. Ta saab kaineks, eks ole, ja nüüd ei ole teda kedagi enam talitada, kedagi enam nagu manageerida ja hallata, eks ole. Ja nüüd ta ei oska enam kuidagi olla. Et vahel võibki juhtuda seda, et need suhted lähevad lahku. Ja siis on nii. Aga kui sa nüüd korraks paned selle ühe skeemi veel siia, et siis võib-olla me saame vaadata seda muutuste tsüklit. Muutuste teema on mulle nii südamelähedane. Mis oli see 4. osa? Jah. Ehk et muutus ja see muutus ei teki üleöö. Et seal on oma nii-öelda sellised etapid või sammud. Ja kogu see nii-öelda tsükkel saab alguse sellest eelkaalutlemisest. Ja see on siis selline koht, kus inimesel ei ole probleemi. Võib-olla on teistel probleem, võib-olla on naisel probleem, võib-olla on töökaaslastel, võib-olla on sugulastel, võib-olla on vanematel probleem, aga tegelasel endal probleemi ei ole. Tema on eitamises, ma ei joo, mis asja, ma joon siin, vaata naabri Mati joob mitu korda rohkem kui mina, mis mul ei olegi, eks ole. See on meil juba geenidega kaasa antud, eks ole, ma kannan siin palju, ühesõnaga inimesel endal probleemi ei ole ja ta isegi ei ole mõelnud, et võiks midagi teist. Nüüd siis järgmine on see, et inimesel tekib kaalutlemise etapp. Ja see on see, et kui ilmselgelt, seesama eelkaalutlemine on see, et see alkoholi tarvitamine, see annab mulle nii palju. Et plussid on hästi suured. Noh, kas või seesama Matthew Perry, eks ole, et ma tunnen ennast hästi. Ma tunnen seda lõdvestustunnet, ma ei tea, jään nii-öelda kiiremini magama või ma olen enesekindel. Aga nendest märksõnadest rääkides ennem, et seal raamatus tuli ka hästi esile see just see nagu üksindustunne ja hirm, et isegi
üksi telekat vaadates on hirm, on ju, et ei peagi alati olema see, et peole või kuskile, ei et pea. lihtsalt tõesti, et kodus ennast tunda nagu normaalselt. Jaa. Et Et ma toon lihtsalt näite siia, mis ei puuduta praegu hetkel seda muutuse tsüklit, aga ma toon näite, kujutame ette, et on üks väike tegelane, ma ei tea, 5, 6, 7, 8-aastane väike, ütleme poiss, eks ole. Ja kodus käivad pidevad joomingud, skandaalid, kaklused ja see tähendab nagu seda, et see väike poiss on pidevalt hirmul ja pinges. Ehk et tal on nagu kogu aeg see stress, see pinge, see nii-öelda hirm ja see üksindus ja see kõrvalejäädus ja hüljatus, see on kogu aeg temaga koos. Ja nüüd mingisugusel hetkel, ma ei tea, on ta siis 8 või 9, eks ole, keegi pakub talle midagi, ma ei tea, kanepit või veini või viina, eks ole, ja nipsust tekib see rahulolu ja lõdvestuse tunne. Ja see on nagu tempel mälus. Ja see on see, et nüüd ma tean, mis aitab. Lühiajaliselt küll, aga ma tean, mis aitab. Ja siit see nõiaring nagu käima läheb. ja see on ka lihtsam, on ju, kui et vanemas eas siis, et kui õppida mingisugune praktika ära, kuidas ennast aidata, on ju. Et palju lihtsam ja kiirem viis. Absoluutselt, väga kiire, väga ebaefektiivne, aga samas kiire, eks ole, jah. Mõned asjad võtavad rohkem aega, eks ole, pikemas perspektiivis on nad kasulikumad, aga võtavad kauem aega. Aga sõltlasele üks hästi oluline asi on see, et ma tahan nüüd ja kohe. Tal on see, et kohe, eile juba. Aga eelkaalutlemisest on siis see, et võib siis juhtuda, et nende plusside juurde võivad hakata tekkima ka miinuseid. Võivad hakata tekkima, ma ei tea, võib-olla terviseprobleemid või mingisugused sellised rahaprobleemid või töö juures probleemid. Ehk et ma hakkan nagu mõtlema, et võib-olla on seal ka midagi, mis ei ole nii hea. Ehk et selline ambivalentsus, et kahetised mõtted ja kahetised tunded. Inimene võib kaalutlemises olla väga pikalt tegelikult, kui seal sekkumist ei tule või abi ei saa, siis ta võibki jääda, et ühel päeval mõtled, et tead, ma nüüd lõpetan, eks ole, et nüüd on küll ja minu piir on täis, minu limiit on täis, ma lõpetan ära. Ja siis järgmisel päeval mõtled, ma tegelikult võiks ikka natukene veel proovida, eks ole, et võib-olla viimast korda veel. Ehk et selline kaalutlemise etapp. Ja nüüd, kui selle kaalutlemise etapil on selline sekkumise koht, siis võib juhtuda, et inimene teeb otsuse. Ja see otsus on nagu selline, mõnes mõttes nagu selline ühekordne akt, ja ta teeb otsuse, jah, ma lõpetan. Ta on piisavalt nagu neid plusse-miinuseid kaalunud ja teinud selle pealt otsuse, ma lõpetan. Või vähendan, aga mingisugune otsus siis tuleb. Ja nüüd selle otsuse pealt siis ma hakkan tegema mingisuguseid samme, ehk et nii-öelda aktiivseid muutusi. Ükskõik on see siis otsin abi, ma ei tea, võib-olla loon mingisuguse tervislikumaid harrastusi endale, vaba aja veetmise vorme leian, mingisuguseid tegevusi, üldiselt selline teraapia pool aktiivsete tegevuste juures või muutuste juures on hästi oluline, et lihtsalt sellest otsusest, et ma lõpetan, sellest ei piisa. Ja need aktiivsed muutused tegelikult käivad sõltuvalt siis sellest, kui palju inimene on tarvitanud, kuu, 2, võib-olla 3, ja siis inimene jõuab sellisesse säilitamise faasi. Et siis enam väga palju nagu mõtteid ei ole sellel teemal. Ja siis võib ka juhtuda, et sellest nii-öelda ringist täiesti liigutakse välja. Et siin konkreetselt selle slaidi peal sellest säilitamisest väljumise nii-öelda noolt ei ole, aga võib juhtuda ka see, et tekib tagasilangus. Näiteks inimene on olnud ka, oletame, et on olnud aasta aega kaine ja siis võib juhtuda, et luban äkki natukene endale ja siis võib tekkida tagasilangus ja siis läheb see nii-öelda tsükkel uuesti käima. Kuidas selline tsükkel tundub? Tundub tuttav. Olen kuulnud seda tagasilangust, kaalutlemise.
et siin on üks kommentaar ka. Kas see ravi üldiselt õnnestub, kui sõltlane läheb kellegi teise soovil ravile? Jaa, no ütleme niiviisi, et võib juhtuda, et välisest motivatsioonist, mis on siis kellegi soovitus või ähvardus, minnakse ravile, et sellest võib alguses etapis olla kasu. Aga tegelikult meie töötame ikkagi sellega, et see motivatsioon keerata ka sisemiseks, et inimene ise tahab, et leida see põhjendus, miks ta ise soovib seda muutust või mida tema ise tahab. Aga jah, muidu tegelikult vahel aitab selle nii-öelda sammu astumiseks, abi otsimiseks selline väline motivatsioon, aga tegelikult oleks oluline see sisemine ka ikkagi üles See peab leida. ikkagi olema ju sisemas juba ise seal maal, et keegi lihtsalt aitab ta võib-olla sinna õigesse kohta kohale, on ju, et kui ta ise ikka vastu on, ega siis ei ole vist abi. Just. Ja see, mis puudutab teraapiat ja mis on minu selline üks hästi lemmik teema, ongi siis see, et õpetada inimestele oma seisundeid juhtima. Ehk et kui me räägime sellest ainest kui emotsionaalsest valuvaigistist, siis tegelikult anda inimesele instrument, et kuidas tema saaks iseennast paremini juhtida. Siis on veel küsimus, et kas tagasilangusi on üldiselt palju, mis seda tagasilangust mõjutab, soodustab? Ja mõnes mõttes võib öelda seda, et see motivatsioon või see muutus ei ole selline nagu hästi sujuv niimoodi teekond. Et vahel ta võib olla niimoodi, et 2 sammu edasi, 1 samm tagasi, et natukene aega tekib selline nagu huvi ja elevus ja isegi hasart, eks ole. Siis nagu jõutakse kuhugi, nii-öelda teatud platoo jõuab kätte, eks ole. Ja siis tekib selline, laseb nagu natukene põlve jälle lonksu. See ei pruugi alati tähendada tagasilangus, ei pruugi alati tähendada tarvitamisesse tagasilangemist. Vaid et see võib tegelikult ka selle nii-öelda tervenemise protsessi sees olla. Kas motivatsioon langeb või enam ei viitsi nagu pingutada või et tegelikult see tagasilangus on natukene sisse kodeeritud. Et selles mõttes ta ei ole traagiline ja vahel omagi keskuses on see, et inimesed on, meie keskuses on inimesed siis 6-9 kuud koha peal. Ja vahel juhtubki see, et inimesed lähevad seal, ma ei tea, on 1 kuu või 2 ära olnud ja lähevad tagasilangusesse siis ja tarvitama. Ja vahel ongi selline tunne, et ju siis ongi vaja minna ja korraks teha uuesti see tagasilangus läbi ja tulla uuesti ja siseneda sellesse protsessi võib-olla natukene kõrgema teadlikkuse poole pealt. Et see on see Nintendo mäng, et ühe level läbi ja siis läbi teed, siis saad järgmisele tasandile, aga vahel tuleb seda ühte tasandit mitu korda võtta, et oleks nagu ära omandatud. Nii et jah, see ei ole, võib-olla siin jah, need olulised kohad on siis see eelkaalutlemine ja kaalutlemine, et üks on see, kui inimene on eituses ja tema probleemi ei näe ja teine siis on see, et selles kaalutlemises ka, et mõlemas nii-öelda tsükli osas on oma kindlad sellised sekkumise strateegiad ka, et mida siis nendes etappides teha. Mida üldse teha selleks, et igapäevaelu stressist ei tekiks stressi maandamist läbi alkoholi? Jaa, mida teha? Tuleb õppida stressi juhtima. Jah, tehnikaid õppima. Et jaa, absoluutselt, et need on, mina nimetan seda emotsionaalseks hügieeniks. Et see on selline asi, mille eest peaks iga inimene hoolitsema rohkem ja rohkem, kui seda praegu tehakse. Ehk et hambaid peseme iga päev, mitu korda päevas, on ju. Täpselt samamoodi on tegelikult see, et on oluline
hoolitseda oma emotsionaalse hügieeni eest. Et ei korjuks ärevust, ei oleks pingeid, ma tuleksin nii-öelda selle stressiga kergelt toime. Et elu oleks nauditav ja tore, aga selleks ma pean midagi tegema. Mingisugused instrumendid, mingisugused nii-öelda emotsionaalse hügieeni tegevused peavad olema igapäevases elus kasutusele võetud. See on hästi oluline asi, et see on üks, mida mina õpetan oma klientidele, erinevaid ka selliseid mindfulnessi tehnikaid, kuidas emotsioone märgata, identifitseerida, kuidas neid juhtida, kuidas emotsioone lõpuni tunda. Et tegelikult selle emotsioonide peal ongi hästi palju üles ehitatud ka siis nii-öelda see sõltuvuse ravi. Et Eestis kasutatakse ka kognitiivkäitumuslikku nii-öelda lähenemist, et õpetatakse ka selliseid oskusi igapäevaeluga, toetatakse siis enesekindlust ja antakse siis instrumente, kuidas oma eluga hakkama saada. Aga emotsioonide teema on minu jaoks kõige selline südamelähedasem. Hella vist pani siia ka selle lingi on ju kuskile chatti, et millega siis Reet tegeleb, et sealt Reeda Facebooki lehelt ja kodulehelt leiab infot nende praktikate kohta, mida tema edastab. Kas on veel mingeid küsimusi meil äkki? Nii palju meil veel aega on. Mõned minutid on veel aega, et äkki kasutage võimalust küsimusi küsida. Ja, et võite mulle kirjutada kodulehe kaudu uurida, sest et sõltuvusteema ja noh, taaskord, et ma ei väsi niimoodi rõhutamas seda, et kui tore on see, et sa oled sellise asja ette võtnud. Ja ma usun, et see jõuab rohkemate ja rohkemate inimesteni. Et ka see, et selliste kaassõltlaste või nii-öelda pereliikmete toetamine, et läbi nende ongi siis tegelikult mõnes mõttes üks tee liikuda siis selle sellepärast ka see ongi minu sihtgrupp, et see kõrvalseis just seetõttu, et ma saan aru, et selle probleemiga inimesega otseselt ei saa keegi eriti midagi ette võtta, et kõige parem tee ongi ja minu jaoks kõige tuttavam tee siis, et ma oskan kõige rohkem nagu mõista just seda kaassõltlase nagu olukorda. Et aga täna siis see esimene veebiseminar oli üldiselt sõltuvuste teemaline, et sellega me siis alustasime, et nüüd edaspidi siis järgmistel seminaridel tuleb rohkem juttu sellest kaassõltuvusest ja kuidas seal kõrval siis olla ja toime tulla ja kas aidata või mitte aidata, et varsti siis kuulete lähemalt ja seminari järgselt tuleb ka kirjaga info teile. Saadame kõik need tähtsad lingid ja asjad ja siis minu poolt ka üks pakkumine, et siis näete, et kas praegu veel on kellelgi küsimusi Reedale, mulle. Prillid ette, ma ei näe, mis asi on. Kas võib öelda, et eestlastel on pigem palju sõltuvusi ja seega palju kaassõltlasi? Jaa, eestlased võib öelda, et mul oli üks hea tuttav humorist ja ütleb, et mis asja, et eestlasi ongi 3 lauluväljakutäit, et vaevas ja depressioonis rahvast. Et tegelikult vahel mulle tundubki, et eestlaste puhul on niisugust nagu enesesse tõmbumist või emotsioonide alla surumist või sellist enda sees hoidmist rohkem kui, ma ei tea, meil siin, kes teistes rahvustes kuidagi meie geneetikasse sisse kirjutatud natuke nagu on, jah. Kannatustega harjunud. Jah, et kuidagi kannatame ja hambad risti ja tuleb kannatada, on ju.
ja siis on hästi kerge see sõltuvus tegelikult nii-öelda välja kujunema, sest keha lihtsalt ei saa olla kogu aeg niimoodi pinges. Need Ta peab kannatuse saama. põhjused tulevad ka tihtipeale sellest oma kogemusest, et ma tean ühte lugu, kus naine kannataski pikka, ikka 20 aastat või rohkem kannatas kooselu alkohoolikuga, kes oli ka vägivaldne seetõttu, et tema oli andnud kunagi endale lubaduse, et tema kunagi oma lastele seda ei tee, et läheks lahku, et tema vanemad läksid lahku ja vot sealt tuli nagu see, et lihtsalt selline trauma seal taga. Jah. Ja samas vaatad, et millise trauma ta oma lastele tekitas sellega, et nad pidid selles keskkonnas olema, eks. Et jah, öeldakse, et iga sõltlase ümber on vähemalt kuskil 2-3 nii-öelda kaassõltlast, eks ole, et see lähiring on kõik mõjutatud sellest ja nende elud on mõjutatud, et ta on nii-öelda generatsioonide kaupa mõjutab inimesi. Et kui ma ise teen ka vahel sõltuvusteemalisi koolitusi, siis kui ma küsin, et kas kellelgi on kokkupuuteid, et imeharv on see, kui keegi ütleb, et ta ei ole näinud ega kuulnud, et puudub igasugune informatsioon. Nii, aga kas me teeme nüüd loosimist või? Aga ma äkki küsin Elle käest, et Elle siin neid kommentaare jälginud rohkem, et kas jäi keegi silma, kes rohkem osa võttis vestlusest, et kellele me võiksime kinkida selle märkmiku? Ja senikaua, kui Elle Ja vaatab, minule jäi silma kõige rohkem Ülle. Ülle, jah. Nii, aga siis Üllelt ongi viimane ka selline oluline kommentaar, et kaassõltlased on kõige suuremad kannatajad. Kindlasti seal on kannatusi ja ma kirjutan Üllele siia chati, et äkki ta püüab kinni selle meiliaadressi, kuhu mulle kirjutada, et siis ma andmed, kuhu ma selle auhinna saadan, on ju. Ma kirjutan siia. Ja kirjutada @fookus.ee . Nii palju õnne jälle. ja et mina omalt poolt hästi tänan sind, Kerli, sest et ma ei jõua ära öelda, kui oluline ja kuidas mulle see teema tegelikult meeldib, et lihtsalt ma pean selle siin ära ütlema, et see on kõige ägedam sihtgrupp üldse tegelikult. Nad tegelikult, need sõltlased on tundlikud, ülitundlikkus on hästi suur riskitegur tegelikult sõltuvuse jaoks. Nad on tundlikud, nad on ägedad, nad on andekad, nad on emotsionaalsed, et ja samamoodi kaassõltlased ka, eks ole, et mulle see teema pakub hästi suurt huvi ja et see on üks minu suurtest kirgedest. Et kas võib pakkuda välja, et sinuga võib ühendust võtta, kui küsima? Võib minuga ka ühendust võtta, jah. Ja. Suur tänu sulle, Reet, et sa olid nõus täna tulema siia ja 1,5 tundi minuga vestlema sellel teemal. Aitäh teile, et kuulasite ja järgmise korrani, et järgmisel korral siis uued teemad. Aitäh. Aitäh teile. Ilusat õhtut.